tere! Sügis on vaikselt lähenema hakkamas ja väga paljude jaoks tähendab see seda, et on vaja jälle kooli minna. Ja kui sa oled oma ülikooliteed alustamas või juba õpid mitmendal kursusel, siis see tähendab seda, et sa saad võtta ka õppelaenu. Ja täna me räägimegi natuke sellest, et mis see õppelaen üldse on, kes seda võtta saavad, milleks sa seda kasutada saad ja kuidas õppelaenu üldse taotleda saab. Minu nimi on Liisa Lekko ja mina olen LHV-s krediitkaardi ja õppelaenu spetsialist. Pigem tegelen just õppelaenuga ja tegelikult mul algab sellel sügisel nii-öelda 3. õppelaenu hooaeg. Nii et võib-olla päris mitme tudengiga oleme koos sellist ülikooli teed käinud, et kes on juba mitmendat korda õppelaenu võtmas. Räägime natuke üldisemalt ka õppelaenust, et mis see üldse on. Et see on selline laenutoode, mis on Eesti õppetoetuste ja õppelaenu seadusega ära reguleeritud. Et seal seaduses on täpselt kirjas, et kellele ja millistel tingimustel seda laenu saab anda. Ja kuna ta on niimoodi riigi poolt reguleeritud, siis ta tegelikult on väga soodne ja tudengi jaoks ka hästi turvaline laen. Nüüd tihti küsitakse, et mille jaoks see õppelaen üldse mõeldud on. Ja meie vastus on see, et ükskõik milleks sul vaja on. Et kas siis on vaja üüri maksta, on vaja midagi endale osta, arvutit, telefoni, või siis on sul tõesti tasuline õppekava, kus on vaja õppemaksu maksta. Et kõige jaoks saate õppelaenu kasutada ja tegelikult keegi teie käest ei küsi, et kuhu täpselt te selle raha paigutate. Et saate täpselt enda vajaduse järgi kasutada. Nüüd räägime natukene sellest ka, et mis tingimusel üldse õppelaenu pakkuda saame. Esiteks sa peaksid kindlasti õppima kas Eesti või välismaa ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Ja sa peaksid omandama bakalaureuse, magistri või doktorikraadi. Või siis kui sa õpid kutsekoolis, siis sa peaksid kindlasti omandama mingisugust kutsetaset. Ja seda siis pärast keskhariduse omandamist. Ehk õppelaenu saamiseks esimene tingimus on kindlasti see, et sul on juba keskharidus olemas. Siis sinu õpingud peaksid kokku kestma vähemalt 6 kuud. Ehk erinevate selliste koolituste ja mikrokraadi programmide puhul tegelikult õppelaenu pakkuda ei saa. Siis see ei tohiks laenu taotlemise ajal olla näiteks akadeemilisel puhkusel või siis eksternõppes ehk avatud õppes. See peaksid kindlasti olema nii-öelda kas täiskohaga või siis osalise koormusega tudeng. Siis õppelaenu taotlejal peab kindlasti olema ka Eesti kodakondsus või tähtajatu elamisluba. Ja üks tingimus, mille on seadus ka ette näinud, siis õppelaenu taotlejal peab olema kas siis sobiv käendaja või kinnisvara, mis selle laenu tagatiseks sobib. Et täiesti üksinda kahjuks õppelaenu võtta ei saa, isegi kui sul on enda palk olemas näiteks. Siis õppelaenu saab võtta praegu 3000 eurot õppeaastas ja seda laenu on õigus saada 1 korra õppeaasta jooksul. Soovi korral saab selle summa jagada ka mitmeks osaks, et saate õppeaasta jooksul näiteks 2 korral laenu võtta, aga siis 1500 ja 1500, mitte näiteks 3000 ja 3000. Seda summat iga aasta vaadatakse üle ja riik paneb siis paika, et kui suur iga aasta õppelaenu summa on. Ja nagu ma alguses mainisin ka, siis LHV õppelaen ja üldse õppelaen on väga soodne laen. Ja LHV-s on hetkel kõige paremad tingimused, ehk intressimäär on 1,95 pluss 6 kuu Euribor. Et kui võrrelda näiteks kodulaenuga, siis ta on suhteliselt sarnases suurusjärgus intressimääraga. Ja öeldakse, et kodulaen on selline hästi soodne laen. Nüüd siin tuleb mängu ka üks lisatingimus, et tudengite jaoks saab intressimäär olla maksimaalselt 5%. Ehk siis kuna praegu on Euribor üsna kõrge, siis kui nüüd kokku arvutada 1,95% pluss tänane Euribor, siis see jääb natukene üle 5%.
ja tegelikult tudengi jaoks jääb kehtima ikkagi see maksimaalne 5% ja ülejäänud osa maksab riik pangale sinu eest. Nüüd, kui sa soovid õppelaenu võtta, siis nagu ma enne ütlesin, siis on vaja kindlasti vähemalt ühte käendajat või siis kinnisvara. Ja nüüd räägime kohe ka sellest, et kes see käendaja üldse on ja millised talle siis nõuded on. Käendaja on selline inimene, kes annab lepinguga lubaduse vajadusel sinu eest laenukohustus sinu eest täita. Ehk kui sul tekib raskusi selle laenu tagasi maksmisel, siis me pöördume selle käendaja poole, kes peaks selle laenu siis tagasi maksma meile. Nüüd käendajaks sobib sisuliselt ükskõik kes, et kas mõni pereliige ja sõber või siis elukaaslane või abikaasa. Et seda me ka ei küsi, et milline sinu seos selle käendajaga on. Siis mõned tingimused ka, mis on käendajatele seatud. Esiteks on vanus, ehk käendaja peaks olema kindlasti täisealine ja maksimaalselt laenu taotlemise hetkel siis 70-aastane. Et see 70 on sellepärast, et me tahaksime, et laenukäendaja ei oleks laenuperioodi lõppemisel vanem kui 75 aastat. Ja kuna laen on vaja ka tagasi maksta, siis kui käendaja on alguses 70, et siis jõuab selle 5 aasta jooksul selle laenu kenasti tagasi maksta. Et kui tõesti käendaja on veidi vanem. Siis peab käendajal samamoodi olema kas Eesti kodakondsus või siis tähtajatu elamisluba nagu taotleja puhulgi. Ja samuti ootame, et tal oleks regulaarne sissetulek, näiteks palk, vanemahüvitis või pension. Ja kui tal on mingeid laenukohustusi, siis need ei tohiks kindlasti ületada 50% tema sissetulekutest. Nüüd, kui sa tunned, et sul ei ole sellist sobivat käendajat või ei taha kedagi teist enda laenuga siduda, siis on kindlasti tarvis kinnisvara tagatist. Ja see siis tähendab seda, et kas mõni sinule kuuluv kinnisvara või mõne sinu pereliikme kinnisvara pannakse laenu tagatiseks ja kui nüüd tekib probleem selle laenu tagasimaksmisel või sinuga midagi juhtub, siis on pangal õigus see kinnisvara nii-öelda maha müüa ja selle arvelt siis see laen tagastada. Ja see kinnisvara, mis tuleks õppelaenu tagatiseks, see ei tohiks kindlasti olla näiteks mõne teise pangalaenuga seotud. Ehk kui sa oled teises pangas näiteks võtnud eluasemelaenu ja ostnud mingisuguse korteri, siis seda sama korterit ei saa LHV-s õppelaenu tagatiseks panna. Aga kui ühtegi laenu korteril ei ole või majal, et siis saame kenasti kaaluda seda tagatiseks võtta. Aga nüüd tuleb arvestada kindlasti ka sellega, et kui kasutada kinnisvara tagatist, siis tulevad kaasa ka mõned lisakulud. Ehk esmalt tuleb kindlasti kinnisvarale tellida hindamisakt. See on nüüd seadusepoolne nõue, et iga kord, kui laenu väljastatakse, et siis on kindlasti vaja kehtivat hindamisakti. Ja samuti tuleb minna notarisse selleks, et hüpoteek seada. Ja sellega tuleb kaasa siis notaritasu ja riigilõiv. Ehk kui sa tahaksid võimalikult odavalt nii-öelda läbi saada, siis käendajaga on kõik tasuta, aga kinnisvara puhul siis tuleks arvestada, et tulevad ka mõned lisakulud. Nüüd räägime natuke sellest ka, et kuidas õppelaenu tagasimaksmine käib. Et see tekitab ka päris tihti segadust. Et kõigepealt, kui sa võtad õppelaenu, siis ei pea seda hakkama kohe tagasi maksma. Et alguses maksad ainult intressi, nii kaua kui sa õpid, siis iga aasta 1. novembril toimub intressimakse. Ja kui sa oled kooli lõpetanud, siis me loeme sealt alates 12 kuud ja pärast seda 12 kuu möödumist hakkad seda laenu igakuiselt tagasi maksma nagu tavalisi laene. Ja tagasimakse periood sõltub siis sinu enda õppekava nominaalsest õppeajast. Ehk siis kui näiteks sinu õppekava on 3-aastase nominaalse ajaga, ehk siis on ette nähtud, et see õppekava läbitakse 3 aastaga, siis me koostame selle maksegraafiku nii-öelda 2-kordse nominaalse aja pikkuseks, ehk siis 3-aastase õppekava puhul tuleb see makseperiood 6 aastat.
Ja samamoodi siis teistsuguste perioodide puhul, et kui on 2 aastat, siis korrutame ka 2-ga, tuleb 4 aastat makseperioodiks ja nii edasi. Ja see makseperiood siis algab alles aasta aega pärast kooli lõpetamist. Nüüd siin slaidil tõime välja väikse näidismaksegraafikuga. Ta on üsna väike, aga ehk on siin põhimõte näha. Ehk siis see maksegraafik on koostatud nüüd niimoodi, et kui sa võtad täna õppelaenu, sõlmid täna õppelaenu lepingu ja me maksame selle laenu sulle nüüd septembrikuus välja, et siis on näha, et nüüd kohe 2024 novembrikuus tuleb esimene väikses summas intressimakse. Ja see on nüüd väiksemas summas, kuna intress koguneb iga päeva eest. Ja iga päev, kui see laen on su kasutuses, siis tuleb maksta selle eest intressi. Nüüd kuna septembrist novembrini on, ütleme, 2 kuud, et siis tuleb maksta ainult 2 kuu eest intressi. Aga järgmistel aastatel tuleb maksta seda intressi natuke suuremas summas, et siis terve aasta jagu. Ja siin graafikul on siis tegelikult näidatud sellist varianti, et kui sa õpid 3-aastasel õppekaval, ja lähed praegu esimesele kursusele, et siis umbes täpselt selline hakkab sinu maksegraafik välja nägema. Ja siin on see ka näha, et alles 2028 hakkad igakuiselt siis neid makseid tegema. Tegelikult on päris kaua aega selleni. Nüüd mõned olulised kuupäevad ka. Et laenutaotlusi me hakkasime juba 19. august vastu võtma. Et kui sul tekib täna juba huvi, siis võid julgelt laenutaotluse teha. Ja lepinguid saame sõlmida siis alates 1. septembrist, kui sa täna teed laenutaotluse. Ja vastavalt seadusele saame laenu välja maksta alates 15. september, ehk kui kohe leping sõlmida, siis peab natukene ootama, et see laen kätte saada. Aga kui nüüd leping sõlmitakse näiteks oktoobrikuus, siis tavaliselt me maksame selle laenu kohe järgmisel päeval pärast lepingu sõlmimist välja. Kui nüüd on vaja seda sõlmitud laenulepingut kuidagi muuta, siis kõik muudatused on tasuta. Ja enamasti need muudatused puudutavad siis kas maksegraafikut või siis käendaja vahetamist. Et maksegraafikut on võimalik alati lühemaks muuta või siis soovi korral igakuiste laenumaksetega varem unustada, et kui sa näiteks kooli kõrvalt hakkad juba tööd tegema ja tahad sellest laenust nii-öelda kiiremini lahti saada, et siis seda saame alati teha, et ei pea ootama seda päris maksegraafiku aega. Ja soovi korral saad teha ka osalisi või täies mahus ennetähtaegset tagastamist, ehk siis kui sul on täna see 3000 eurot laenu käes ja sul on tekkinud näiteks 500 eurot vaba raha, et siis võid selle 500 eurot suunata nii-öelda laenu tagasimaksmiseks. Ja samuti räägime natukene maksepuhkusest, et õppelaenu seaduses on paika pandud 3 sellist võimalust, millal õppelaenust maksepuhkus saab. Ja siin on siis need kõik välja toodud, ehk esiteks lapsehoolduspuhkus, ehk kuni lapse 3-aastaseks saamiseni saame teha sulle laenu täismaksepuhkuse, ehk sel perioodil ei pea sa midagi maksma. Siis ajateenistuses viibimise ajaks või siis ka residentuuris viibimise ajaks. Sel perioodil tasub riik sinu eest pangale intressi ja laenu põhiosa sa ka ise maksma ei pea. Et laenu hakkad tagasi maksma alles siis, kui see maksepuhkus on läbi saanud. Nüüd, kui sul peaksid jääma õpingud pooleli, et ei saa seda lõputunnistust kätte, siis tuleb õppelaen natukene kiiremini tagasi maksta. Ehk 1,5-kordse tegelikult õpitud aja jooksul ja minimaalselt 6 kuu jooksul. Ehk näiteks, kui sa läksid õppima midagi, kus õpe kestab muidu 3 aastat, õppisid ära 1 aasta, said aru, et see asi ikkagi sulle ei sobi, siis see tähendab seda, et sa peaksid selle võetud õppelaenu maksma tagasi 1,5 aasta jooksul, ehk siis 1,5 korda see 1 aasta. Ja siis tuleb arvestada jah, et need kuumaksed lähevad ka natukene suuremaks. Aga sel juhul kehtib samamoodi see, et alles aasta pärast seda kooli nii-öelda katkestamist tuleb tagasi maksma hakata, et mitte kohe. Nüüd kiirelt käime ära kõik need sammud ka, mida laenu saamiseks vaja on.
kõigepealt alustame siis laenutaotlusest. Seda saate teha nii internetipangas kui ka väga mugavalt LHV äpis. Siis seal tuleb kõigepealt täita sinu enda kohta info, paned sinna kirja, et mida sa õpid, kui kaua õpid, kui palju laenu soovid ja kas soovid kasutada käendajat või kinnisvara tagatist. Ja kui sa nüüd selle taotluse meile esitad, siis see kuidagi sind hiljem seda laenulepingut sõlmima ei kohusta ja seda laenu sa välja võtma ei pea. Et võid ka lihtsalt enda huvi pärast selle taotluse teha. Nüüd, kui sina oled enda taotluse ära teinud ja oled valinud käendaja, siis me saadame käendajale käendaja taotluse. Kui see saab ka kenasti täidetud, siis me teeme laenuotsuse ja seda me teeme enamasti sellise 3 tööpäeva jooksul. Ja kui laenuotsus on olemas, siis me saame sõlmida laenulepingu ja käenduslepingu ja seda teeme digitaalselt ehk saadame meili teel lepingut, saate lisada enda digiallkirja ja nii lihtsalt see käibki. Ja kui lepingud on sõlmitud, siis me kanname õppelaenu sinu kontole ja siis sellega saad teha edasi, mida iganes sul sellega vaja teha on. Nüüd, kui meil on siin selliseid kuulajaid, kellel juba on näiteks õppelaen mingis teises pangas olemas, siis kui sa soovid nüüd näiteks sel õppeaastal võtta LHV pangast laenu, siis sa peaksid kõigepealt selle laenu tooma LHV-sse üle, sest õppelaenuleping saab olla korraga ainult ühes pangas. Nüüd, kui sa isegi ei soovi seda laenu sel aastal võtta, siis sa võid enda laenu tuua ka niisama LHV-sse üle. Ja kui sa oled näiteks igapäevaselt LHV klient ja sul on kõik asjad siin, et siis võid vabalt tuua ka laenu lihtsalt niisama üle ilma uut laenu võtmata. Nüüd, kui sa tood laenu LHV-sse, siis hakkavad kehtima LHV laenutingimused ja võib-olla toome siis välja need sammud ka, mis on vaja teha selleks, et laen üle tuua, kui see teemaks on. Et kõigepealt tuleb täita tavaline õppelaenu taotlus. Seal siis saad ära märkida, et millises summas sul praegu õppelaen teises pangas on ja millises pangas see on. Siis positiivse laenuotsuse korral sõlmime samamoodi uue õppelaenulepingu ja käenduslepingu. Siis kui see leping on sõlmitud, siis tuleb sul sellele vanale pangale tasuda intressi, mis on kuni selle uue õppelaenulepingu sõlmimiseni arvestatud. Ehk sa maksad intressi kuni selle hetkeni, kui sul on olemas uus leping. Ja alates uue lepingu sõlmimisest hakkab siis LHV seda intressi arvestama. Ja kohe, kui sul on see intress teisele pangale makstud, siis LHV kannab selle uue lepingu alusel teisele pangale laenu põhiosa ka tagasi. Ja siis teises pangas lõpetatakse see leping ära ja edaspidi saad siis LHV-s juba laenumakseid tasuda. Kui sa tahad LHV-s õppelaenu võtta, siis siin on see link, kus seda teha saab või siis nagu mainitud LHV mobiiliäpis, kui sul on seda telefonis olemas. Ja mina tänan. Kui teil on küsimusi, siis ootan neid hea meelega Zoomi. Ja hilisemaks ka, et kui keegi näiteks järele vaatab ja tekib ikka mingisuguseid küsimusi või tahad just enda õpingute kohta küsida, midagi täpsustada, et siis võid julgelt otse mulle kirjutada, et mina hea meelega aitan ja selgitan kõike. Ja rumalaid küsimusi absoluutselt ei ole, kui midagi on jäänud ebaselgeks, siis ma hea meelega selgitan ja räägin üle.